avama sisuliselt iga ukse, mis mu ette jääb. Et ma lähen Igniumisse kohtuma Reimoga, kes ütles, et minu olukorda saab ilmselt aidata. Kuulan ta ära ja vaatan, mis ta välja pakub. Kopp. Tere, mind saadeti siia. Tervist. Tänan. Reimo, rõõm näha. Tõin kõlakosti ka natuke. Oi, kulub ära. Kuidas teil nii palju lund siin on? Meil on juba lumikellukest asjad väljas. Meil on lumega on kõik hästi. Räägi mulle siis, et tegelete mingi sükse asjaga, millest mul võiks abi olla. Kogukonna kaasamine siis kuidagi teistmoodi kui sotsiaalmeedia platvormil. Ja et mis ma su sõnumist aru sain? See oli väga drastiline sõnum. Eks ole, on, et kui häda on käes, tulge appi. Jah, sest mul põhiline probleem ongi nagu see, et mul on raha puudu, sellepärast, et mul on erinevad probleeme tekkinud. Ja siis ma andsin sellest Facebookis inimestel teada, ja tuleb välja, et inimesed tahavad mulle raha annetada. Aga ma ei tahaks nagu jällegi niisama seda raha vastu võtta, ma tahaks neile midagi vastu anda. Ja palju sul raha on vaja? Noh, ütleme nii, et 10 000 on selline, mis mul on vaja selleks, et ma lihtsalt ei läheks pankrotti. Aga teoorias võiks seal natuke veel olla juures, et saaks siis enda kohviku avada kenasti salmel ka, mis on lauda lähedal. Ja siis majoneesi tootmist korralikult suurendada. Aga kui me püüame numbrid panna mõlema asja taha, kohvik ja majoneesi tootmine? No ideaalis, et natuke puhvrid ka oleks, et kui peaks midagi juhtuma, et siis võiks olla nagu 50 000 eurot kokku. See on nagu selline unel, et see oleks nagu unistust. See oleks hästi. Ja, see oleks hästi. 50 000, siis on hästi. Ja. Väga hea, väga hea. Ja on üks asi, mis meil on nagu nii itereerimises tiimiga. On selline asi nagu digitaalsed ühikud, mille nimi on NFT või non-fungible tokens. Oled sa kuulnud midagi nendest? Seda räägiks, need on mingid digitaalsed pildid, mida müüakse siis mingi mega kallist hindadega. Isegi Nike on juba siis digitaalset osse müüb. Ma hakkasin natuke naerma selle peale, sest ma ei saanud aru, mis ta räägib. See on nagu must maama jaoks, et ma ei saa midagi aru sellest. Mida me oleme mõelnud, on teha kapital kättesaadavaks väikestele ja mikroettevõtetele, kelle jaoks muidu ei ole lahendust. Ja teha seda kogukonna baasilt. Ja nüüd, kui sa lähed nüüd vaatama neid NFT turgusid, sa näed seal 10 000 igavlevaid ahve ja krüptopunkareid ja 100 000 igasugu muid tegelasi, mis kõik opereerivad sama loogika peal. Siin on kogukond, missioon, mida siin kogukonnas tehakse. NFT-de müügiga kaasatakse raha, mille eest hakatakse missiooni ellu viima ja see kogukond on väga aktiivselt ja kaasatuna selle taga. Ja kui ma kuulan sinu lugu, siis siin on need elemendid olemas. Et põhimõtteliselt see tähendab seda, et ma hakkaks neid digitaalseid kanu müüma, kanapilti müüma. Aga see ei oleks üldse halb, sest kujuta ette, kui raha kaasamine ei oleks, et sa ei müü lihtsalt nagu võlakirju, osasid, vaid sa ütled niimoodi, kuulge, mul on siin digitaalne farm. Digitaalses farmis on digitaalsed kanad. No nii, vaata, kuidas kana välja tuleb siin. Väga ilus kana. No näed. Ja inimesed tulevad ja ostavad digitaalseid kanu. Mitte ainult ostad endale ühe digitaalse kana näiteks siit, eks ole. Vaid, kui sa ostad selle kana, eks see kana aastas, paar korda, hakkab munema. Küsimus tekib, mida muneb digitaalne kana? Digitaalne kana muneb tükikest kasumist. Ei, no kõlab väga lihtsalt. See on kindlasti mingi konks kuskil, ei ole mingit suurt teenustasu. Meie küsime sinu käest 99 eurot kuus. Aha. See siis ongi nii lihtne, et 99 eurot kuus ja siis ma saan sealt 50 000 vastu. Oma kogukonna käest. Meie sulle ei anna investoreid. Me anname sulle toote, kuidas ühenduda oma kogukonnaga selliselt, et teha neist investorid. Aga miks see pilt ikkagi siis lõpuks nagu väärtuslik on? Et mida nad siis ostavad tegelikult inimesed, eks ole? Üks asi on see, et nad saavad ju tükikese sellest kasumist. Nüüd, kuidas kujuneb selle kana hind lõpuks on ju, mis me siin oleme valmis joonistanud? Kas see sama kana lähebki? Võib-olla sama kanal, loodame, et tuleb natuke ilusam ikka. Aga et
kuidas selle kana hind kujuneb, on nõudluse pakkumise vahekord. Et kana hind läheb üles siis, kui on rohkem neid, kes tahavad osta, kui neid, kes tahavad müüa. Kuidas seda teada, kas need 7000 inimest, kes mul seal Facebookis on, et nad on rahaliselt valmis panustama sinna? Üks risk on loomulikult see, et vaatamata sellele kõigele, inimesed ei tule ja ütlevad lihtsalt, ma ei ole huvitatud. Nüüd, miks keegi peaks tahtma osta? Kas sa teed midagi oma kogukonnaga, nendega, kes on digitaalse kana omanikud, midagi erilisemat? Et kui ma näiteks teen nagu uue kohviku, siis ma saan ka seal eraldi üritusi teha inimestele. Või siis NFT omanikud saavad tulla ja küsida seda spetsiaalperukat, mis on ainult leti alt saada. Näiteks. Sellega on nüüd ainult üks aga, see ei ole täna valmis. Need on kõik täna toored mõtted. See saab valmis mõne aja pärast. Poolteist. Jah, sest mul on laias lastus 2-3 kuu pärast nagu seda raha vaja. Muidugi nüüd ma pean ise lõpuni aru saama, et mida see tähendab enda kogukonna kaasata nagu nii sügaval tasandil, et nad tulevad nagu enda rahalise panusega sisse. Siis ma arvan, et kogu ettevõtte väärtust kasvatab tükk maad rohkem kui näiteks mingisuguse välisinvestori kaasamine. Ja ma ütleks nii, et siin on ainult